Meie suvine seiklus algas Tartust, linnast, mis on mulle kallis olnud juba väga-väga ammusest ajast. Tõsi, motomatkaks ju seda reisi vist tõesti pidada ei saa, aga Arlet oli orgunninud meie siin viibimise sedasi, et leidsin oma lemmiklinnast palju sellist, millest mul enne aimugi polnud. Kerge nukrus hinges, et meie Tartus viibimine nii lühikeseks jäi, võtsime järgmisel hommikul suunas Saadjärve poole. Iseteenindus. Ava uks. Mis see siis huvitav on? Kartulid. Kartulid. No ja, kui saab panna muidugi. See on parim. Jääaja keskusele kingiks kaasa. Väga hea. Raha ka ja korras. Ei, ja lii hoone. Näe, vaata, sinu esivanemad on siin. Sa oled ka tore. Kuule, ma pean muidugi ütlema, Jaagup, et see mõte sõita kaerattalistel on väga hea ja ainuõige, sest et kaerattalistelt näeb palju paremini seda ümbrust. Tere! Tervist! Tervitus! Tere tulemast Jääajakeskusesse! Väga hea! Kuidas te siia nüüd kohale jõudsite niimoodi? Mina jõudsin kiiresti, Arlet jõudis rahulikult. Väga meeldiv, et mõlemad kohale jõudsid. Ja see on mina. Kas võime vaadata natuke ringi, mis teil siin majas põnevat on? Ma saan aru, et te sellepärast tulitegi siia. Jaa. Astume edasi. Küll sellel loomal võis raske elu olla. Jaa, ega Ürgirvel see elu lihtne ei olnud, et kui oli rahulikum aeg, siis küll keegi jälle kivi taga tiilima hakkas ja... Arlet! Tule ära! See ei ole päris lubatud. Tule maha! Kohe! Ma nii väga tahtsin mammutit paitada lihtsalt. Selleks on meil teised võimalused. Jah. Aga Eestist on siis ka ikkagi mammutit leitud, jah? Jaa, siin on kaart joonistatud. Põhimõtteliselt on leide kogu Mandri-Eesti territoorium. Päriselt ka. Võt. See laste mängutuba. Arlet, tead, mis häda on? Häda on selles, et sa oled nii palju asju planeerinud. Ma saan aru, et sa tahtsid mulle huvitavat päeva pakkuda. Me ei jõua mitte midagi niiviisi vaadata, kui me... Kui see niimoodi siin veel kaua on. Jookseme läbi. Vaata, kui äge laste tubas. Jaagup, ma tahan sulle öelda kogu selle asja peale, mis me siin majas nüüd nägime. Ühte asja. Me ei jõudnudki nagu midagi vaadata. Ei, mis inimesel ajus oli, kui ta nüüd hakkas mõtlema, et kuule, äksi on siuke äge koht, kuhu peaks tegema Jääajakeskuse. Ma ütlen selle mees, või naise, kes selle mõttele tuli, et teeks äksi Jääajakeskuse. Ma ütlen, müts maha. Mul ei ole mütsi, anna andeks. Igatahes puhke värk. Meeldis teile? Väga meeldis. Kuule, kas meil kingitus ka on? Muidugi, Jääajakeskusele kingitus ekstra
kõik ja ma mõtlesin teie mammuti peale, ma kuulsin, et teil on mammut ja ma võtsin mammutile natukene süüa kaasa. Aga ma tulin selle peale, et ta muidugi topis on. Aga noh, ma usun, et 5 kilo kartulit kulub teile ikka ära, nii et saate lõunat ja olge te tänatud, et oli väga tore. Me paneme nüüd edasi. Kohtumiseni. Äksi on lahe koht, sest siin on jää ja keskus. Tere! Oi, tšau! Uhke värk käib siin. No, tavaline, mis meil metsas ikka muud teha siin on. Jah. Kaua sul siin see asi on olnud? Sa oled siin kõvasti ehitanud. No, räägi. Siis ma veel Tihemuse koolis käisin kunagi ammu. 80-ndatel. Ühe sõnaga kaua. Jah. Ja ongi nii, et tulen siia, rendin ratta, rendin varustuse, saan minna rajale. Tuld, ma ütleksin. Aga sul on... Radu on erinevad, et sa teaksid. Väga vähe. Krossirada kui ka supermotorrada, põllurada. Ära! Arlet! Pane kinni. Ära pläristasid. Tervitus! Tervist! Härra, rõõmna! Täpselt. Kuule, kas saab siis sõita või? Saab. No, Väga tore! Juba kõik kokku lepitud. Ma lähen riideid vahetama. No äge, ma jään seda rõõmu ootama, sest et minu relv on siin ja teeme siis võidu pärast. ei ole probleemi. Kuule, sa oled nüüd poole tunniga, ma ütlen 20 kilo juurde võtnud. Nüüd on kaitsmed, see on oluline. Nii et võistlus on algamas. Ma ei hakka nendega võistlema. Äksi karikale. Kunagine grupivend on üks sihikindel tüüp. Samamoodi, nagu ta tahab igal võimalikul juhul näitemängu teha, on tal ka veel üks teine suur kirg. Nimelt otsib ta pidevalt võimalusi, kuidas saaks minuga võistelda. Mulle võistlemine väga ei istu, aga seekord jäi nõusse ja otsustasime omavahel maha pidada ühe korraliku krossi lahingu. Kurat, mul tuli rool ära! Mul tuli rool ära! Ma pean seda hammastega keerama või? Ta läks võistlus. Ma leidsin ennast kraavist just oma finišisirgel, ma võiks öelda, aga keerasin rooliga nii, nagu ma keerasin. Rattad ju kurat ei liigu. Äksis on äge elada, sest meil on ägedad krossirajad. Vaata, näed, ma seekord pidasin sul tuules vastu, sest et sealt Äksi motorantsast on siia Äksi kirikuni vaid kiviga visata Kalevipoel 2 korda. Ma sõitsin nii aeglasti, ma oleks magama jäänud roolis. Ja see ümber ei kukkunud. See on Äksi kirik, mis on esmakordselt kirikuna mainitud juba 1443. Sa kujutad nüüd ette, 1440. Sa saad aru, mitu aastat tagasi on? 600 aastat tagasi. 600 aastat on see maja siin tee ääres seisnud. Väga võimas. Me vaatame sisse ka. Ja nüüd, Jaagup, sulle ka teadmiseks, kuna siin kirikus oli kaua aastaid õpetaja selline eesti keele uuendaja nagu Otto Wilhelm Masing, kes väidetavalt siin samade müüride vahel leidis, et eesti keel vajab õõtähte. Ajalootund. Jälle. Aigus, õigus, jõle, jole. No, Eesti tähestikus on puudu üks märk ja see segab minu ütlemata tähtsat kirjatööd. Jah,
õigus. Jah, Eesti rahvas nimetab seda kuidagi teisiti, mis ongi veider ebakõla. Vene keeles tõepoolest, seal on olemas tähemärk nimega õ. Seda sama oleks vaja ka Eesti rahva keelel. Kuidas me võiksime seda tähemärki küll tähistada? Loomulikult teatav sarnasus võiks ju jääda. No kui ma kirjutan O ja tõmbaks sinna peale triibu ja nimetaksime selle tähe õ, siis kaoks see veider ebakõla. Just. Õigus. Õigus, see on see, mis on puudu. Äksis on tore, sest siin on ilus kirik, ilus loodus ja toredad inimesed. Bravo! Elagu lähete naisorkester. Tervist! Tere tulemast galeriisse number 1. Ossa juppal küll. Tervist, ma saan aru, galerist või? Karjerist. Galerist, karjerist, kunstnik. Väga tore. Mis veider asutus see siis on nüüd? Tegemist ei ole mitte veidrusega, vaid tegemist on ikkagi kõrgkultuuri maapiirkonda toomisega. Mitu maali eelmisel aastal maha müüsid? 8. Sa saad ära osta küll siit äri käib. Sina oled ju rikka. Ja minule meeldib igatahes see pilt. See on 4 aastat teinud seda või? Jaa, piltidega teinekord kipub niimoodi olema, et nad jäävad natukene nagu seisma ja poolikuks või tundub, et neid tuleb veidi... See on täiesti poolik pilt, siin pole ju juuksidki peas veel. Arlet! Täiesti valmis pilt, See on täiesti... teatud inimesed ongi ilma juusteta ja see ei ole läbi asi. Kuule, Ando, ütle, kas kunstnikud tulevad, näiteks Enn Tegova annab rõõmuga sulle pildi või? Muidugi, teeme näituse, annan oma pildi. Absoluutselt. Ongi nii, et ma alustasingi kogu seda projekti tegelikult enda isiknäitusega, et näidata inimestele, et see on turvaline, see on võimalik ja see on äge ja lahe. Siin Tartu vallas Lähtel on erakordselt hea elada. Eriti sellepärast, et siin on supernaised ja neil on imeline lauluhääl. Elagu Lähte naiskoor! Äksis ei ole mitte hea elada, vaid siin on parim elada. Voored, järv, õhk, tuul. See on meie elu.
räigelt kõht on tühi. Teades seda, et sul on räigelt kõht tühi, austatud mosekant, on mul teile täna lõunaks eriline pakkumine. Kuna me oleme siin Saadjärve ääres, nagu sa tead, on Saarjärve Eesti üks suuremaid järvi, kui ma ei eksi suuruselt 6 suisa, eks ole, siis siin on loomulikult ka erinevaid kaalu, nagu sa arvatavaid, ja muidugi tõeline delikatess on Saadjärve angerjas. Ja just sinu jaoks on meid ootamas angerjasupp, nii et Jakob, Miguel, igatahes, ja seal on Saadjärve kultuuriparv. Nagu ma kuulen, siis pidu juba käib. Noh, nagu lubatud. Anname otsad. Anname otsad. Anname otsad. Andsin otsad. Kapten, tänan, väga maitsev supp oli. Kiitke kokka, kiitke kalamehi. Kuulge, täpsemalt, ma ei saagi nüüd aru. Tabivere järv, Saadjärv, ma olen natuke segamine. Kus me nüüd oleme? No me oleme Saadjärvel ja no me nimetame hellitavalt seda Saadjärve mereks, nagu näete, purjekad siin liiguvad, varsti hakkab meil regatt. Pöördemärgid on juba välja pandud. Ja mis regatt see siis on? Noh, ütleme, et see on nüüdkene hooaja regatt. Jakob, kuulen. Siin on nüüd niimoodi, et sa pead minema purjekama. No. Siin on kõrval hakkab regatt ja sa oled meeskonda värvatud. Väga tore. Ühes on Junga puudu, kes põrandad ära peseks. Ja nüüd tõmba peale, Arlet, tule peal, tule pool. 5, 4, kõik otsad sisse, Eve, nii palju kui saate peale. Ja nüüd läks võistluseks. Paras rahu. Nii, tõmban või? Rahu. Eve tõmbab, sina lasest toppelist järgi. Kohe jõuame esimesse märki. Üsnagi tasavägine, jah, on. Meil on õnneks koer kaasas. Jack on tema vana merekaru. Jack on natukene üldse ei ole hirmul näoga. Aga kas ma olen näinud, et teinekord ollakse kohe nagu paadist väljas? Seda ei ole vaja hetkel. Siin seda võimalust ei ole. Nii, paudiks valmis, jah? No ei lähe ära, teeme ära. Pean paud tegema. Valmis. Natukene horisontaal. Kuule, aga me panime praegu nüüd teistest mööda. See on ju hästi. Ma ei karda keskel. Mul on ujumiskogemus on kõva. Ma olen ujunud kohe, ütleme, teinekord 50 meetrit korraga. Väga tubli kevadregatt osaleja. Tule. Oota. Sa tead ise, et tõsta jalg sealt raadi pealt üle, mida sai. Oi! Lollakas, kurat! Lõuaga kukkus vastu. Mis sul viga on? Ma mõtlesin, et sa hoiad käest. Saadjärv on üks haruldane looduspärl ja sellepärast on siin maailma parim koht, kus üldse elada.
meeldis ikka oodata. Sahisesid kohale, mis sul seljas on? Mis mõttes oodata? Ma kohe tulin. Mul läks riiete vahetamise aega. Halloo, mis sul seljas on? Siis, kui peab ulatama kindla sõbra käe, eks ole. Mis sa tegid? Vett, on ju tead. Õnneks oli kaptenil seal varuks. Ei olegi kõige halvem komplekt, võiks heita küll kingi ainult polnud. Sokid on puudu. Aga Jaagup, olemegi kohale jõudnud. Sina ennem, mina pärast, aga Mäeotsa puhketalus me täna ööbime. Kuule, Arlet, mina ei saa sellest asjast aru, et kui sul on kohver, kuhu mahub kartulid ja kiiver ja kõik, mis tennisereketid ja ma ei tea, mis asjad. Mille pärast sa ühtegi, miks see riideid ei ole? Mul siin on, aga tead, ausalt öeldes mul on siin see kirikuõpetaja kuub. Aga veidir oleks tulla praegu see kirikuõpetaja kuubega. Tervist! Tere, Andrei! Tere tulemast Mäeotsale! Kuule, on vaba tuba? Otse loomulikult. Väga hea, näita, mis sul pakkuda on. Tulge edasi, kallid külalised. Aitäh! Ahah, siit juba. Väga äge. Kuule, see pole nüüd küll ööbimiseks mõeldud, see tuba, ma saan aru. Mis asjad need on, kuule, Andrei? On väikene kollektsioon. Et inimene magab nagu muuseumis. Ajaloo keskel. No mis kõige vanem on? No ilmselt see Soomest toodud esimese maailmasõja kiiver. Aga vastab see tõele, et president on siin ööbinud? See vastab tõele. See ei ole ju ometi see tuba? Ei, ma näitan teile seda. Oota, ma olen ikka ees presidendi. Nii, kus? Siin. Voodid on piisavalt. Oi, mulle sobib see. President magas seal või? Just üle. No okei, magasel. Jaagup, siis sa võidki öelda, et ma olen maganud presidendiga ühes voodis. Väga hea, see tuba sobib mulle, mina jään siia. No, ma olen siis maganud nokamütsidega seal. Mine jah. Noh, ja tisu, Jaagup. Oota nüüd. Enne... Meie isa, kes on taevas. Ei, ärme lollime. Ma tahtsin öelda sulle tegelikult, et aitäh. Väga tore päev on jälle olnud. Ja mis tähtis, maalt ei ole elu tegelikult päris veel ära kadunud. Ma vaatasin, kuidas silmad sära rääkisid inimesed. Meile nii meeldib, siin on nii tore elada, sellepärast, et siin on nii palju nagu toredaid mingeid asju teha ja ongi. Homme jõuame lõpuks Jõgevale. Oled sa jälle korraldanud midagi? Jõgeva mootorratturid võtavad homme kokku hiiglasliku paraadi, et meid juhatada koos Tormasse, sealsesse klämpingusse ööbima. Ja tead, mis on klämpingus? Ma magama. Ei ole kuulnud seda sõna. See on telk, kus siis on uhkelt sisustatud, kus on ööbima. Nii juhtubki, tead, kui sa jätad oma rahakoti koju. Nii